Arvutimängude loomine ei tähenda vaid arvuti taga istumist. Kindlasti tuleb seal palju suhelda. Sügisest on Eestis esimest korda võimalik õppida süvitsi mängude arendust. Mina juhendan teid mängude programmeerimises ja prototüüpimises. Sa võid töötada näiteks visuaaliloojana, koodispetsialistina või loomejuhina. Võimalusi on palju. Aitan sind diplomini. Maailma parim mänguidee ei tee sinust veel edulugu, see tuleb ka valmis teha. Oleme kokku toonud oma ala parimad Eestis, et anda sulle edasi oma teadmised prototüüpimisest kuni kirjastamiseni. Kõik selleks, et võiksid maailmas mänguarendajana läbi lüüa. Tere hommikust, lugupeetud kuulajad, et alustame siis meie oma järgmise ehk ettevõtlushommikuga, mis seekord on pühendatud arvutimängude disainile, ehk tegemist on täiesti uue erialaga, mis avatakse alates sellest sügisest, kuhu ootame õppijaid. Ja ettevõtlushommiku pealkiri on ka arvutimängude disain, kuidas saada konkurentsivõimeliseks ka mängude arendajaks. Tänasel ettevõtlushommikul on meil päris mitu esinejat. Nii et selles mõttes, ütleme, praegune ettevõtlushommik on ka sarnane startup ettevõtlushommikuga, mis oli eelmine kord olemas, ning erinevad need ettevõtlushommikud ka selle poolest, et ei ole enam esinenud mitte üks, vaid päris mitu tükki. Kes siis meil on ja mis meil ka teemadeks on? Kõigepealt esineb meil siin esimesena Erik Kivistik, kes ka esindab ettevõtte Travel Entertainment OÜ ja tarkvarafirmat Kalista Software OÜ, kes on selle asutaja ja tema teemaks on ka kompromissid ideaalidega. Kuidas mäng valmis saada? Üsna hell teema. Jube tore on alustada mängu, aga üks hetk saab sul see hind otsa. Et sa üle jala pärast ei lase, eks ole? Ja see on päris keeruline teema. Järgmiseks esineb Mariana Kriakvina, kes ka esindab siin arvuti- ja mobiilimängude firmat Creative Mobile OÜ ja kelle teemaks on see, et mis on arvutimängude looja roll mängu arendamise ettevõttes. Ka see on väga tähtis teema, ehk teisõnu mänge te ei arenda mitte üksi, vaid see on meeskonnatöö. Iga detail peab töötama ja meeskonna täpselt nii tugev, kui tugev on selle kõige nõrgem liige. Järgmisena esineb ka Mikk Luige, kes esindab ettevõtet Milu Interactive OÜ ning kes on selle ettevõtte asutaja ja omanik. Ning tema teemaks on see, et miks valida just mänguarendus. Üsnagi oluline küsimus. Mis see mänguarendus endast kujutab? Mis on selle eripärast? Nii et saate tema käest täpsemad detailid teada. Ning kõige lõpuks terve esinejate plejaadi krooniks on ka uue eriala, kus pole tõesti või mitte ainustki üliõpilast, juht Kristi Raamat, kes ka räägib meile sellest, et arvutimängude disain, kuidas saada konkurentsivõimeliseks mänguarendajaks, ehk täpselt seesama pealkiri, mis on tervel ju tänasel ettevõtlushommikul. Ehk teisõnu see tähendab seda, et kogu tänane ettevõtlushommik ju paljuski keskendub ka sellele, et mis asi on see mängude arendamine, kuidas saada üks mäng korralikult valmis, mis on selle iseärasused ning kellega seda koos teha ning lõpuks, mida võtta, mida jätta. Valik on väga oluline. Nii et palun, Erik Kivistik teeb otsa lahti, olge head. Hommik. Nii, mul algselt oli plaanis teile rääkida üks selline mõnus 20-minutine väga depressiivne maailmapilt ära sellest, kuidas asju valmis saada on väga raske ja kuidas sa pead kohutavalt lõikama ja kompromisse tegema iseendaga, et üldse mingi tootega välja jõuda. Et see, kuhu sa alguses sihid ja see, kuhu sa välja jõuad, need on kaks väga erinevat asja. Ja sa mõtlesin, et nii vara hommikul ma ei taha midagi nii depressiivset teha. Mõtlesin, ma võtan teise lähenemise. Ma võtan hästi kitsaskoobi ja ma näitan teile hoopis selle asemel, millise mängu saab valmis ehitada 15 minutiga. Ehk siis ma alustan peaaegu nullist, ma nii palju tegin, et ma varastasin kunstnikult graafikalt natukene eile. Ma ei ole kindel, kas ta mul isegi loa andis selle jaoks. No anyway, see on olemas. Mõned animatsioonid, mõned taustad, sellised asjad. Ja me ehitame väikse 2D platformer shooteri valmis. Ehk siis väiksed jooksvad tüübid, natukene hüppamist, natukene tulistamist. Ja vaatame, kas me jõuame selle kõik 15 minutiga ära teha. Ma tegin nii palju läbi, et ma ehitasin selle kodus valmis, vaatasin, et töötab. Et sellist asja on võimalik ehitada.
ma ei tea, kas seda on võimalik 15 minutiga ehitada. Ja ma hakkasin proovima sinna kõrvale rääkida samal ajal, kui ma seda teen, aga siis ma tundsin ennast kohutavalt ebamugavalt üksi toas rääkides iseendaga arvuti taga. Nii et see saab olema suhteliselt improvisatsioon. Nii et ma panen lindistuse tööle, siis Mikk paneb mulle varsti, ei, pane reset ära nüüd, me alustame siis, kui ma olen valmis. Nii. Mikk paneb mulle varsti taimeri tööle ja siis me hakkame pihta. Nii, toome sellega maha, et meil oleks puhas ekraan. No nii, paneme tööle. Okei, esimese asjana meil on vaja mängutegelast. Nii, paneme tegelase kuskile siia ekraanile. Nii, meil on tegelane. Vaatame, mis juhtub. Okei, meil on tegelane, ta hõljub õhus. Nii. Mul oleks vaja tegelase millegi peal, mille peal joosta. Nii et ma arvan, et äkki paneme talle mingisuguse pinna siia alla. Nii, vaatame. Okei, super. Nii, meil on tegelasel mingi pind, aga ta hõljub jätkuvalt õhus. Mida meil vaja on? Meil on vaja gravitatsiooni. Meil on vaja, et ta ei hõljuks enam. Niisiis, anname talle sellise käitumise juurde, et ta kukub platvormide peal. Vaatame nüüd. Oppadi, kukub. Väga hea. Nii, vaatame. Kas liikumine on? Liikumist ei ole. Nii, meil on vaja liikumist ka. Miks meil liikumist ei ole? Ahaa, anname talle kontrolli ikka külge. Okei, meil on nooltega liikumine olemas. Nii, mis meil vaja oleks? Kas me teeme enne tulistamise või teeme enne mõne vastase? Ei, nagu päriselt, käed püsti, kes tahab tulistamist enne? Tohi tulistama enne? Okei. Nii, siis meil on vaja, et kui me vajutame mingit tähte, siis ta tulistaks kuuli välja. See tähendab seda, et võtame klaviatuuri, vaatame, kui on nuppu vajutatud, ütleme, et see on klassikaliselt NES-i emulaatoritel on tegemist näiteks X-iga. Nii, ja siis me tahame hästi-hästi kiiresti luua kuuli, nii et me ütleme, et mängija loob, mille? Loob kuuli. Meil on vaja, bullet. Nii, teeme niimoodi, et see on kihilmäng ja me tahame, et see on punktil, vaatame siis, Marcelli image point 1 äkki. Nii, vaatame nüüd, kas me saame sellega hakkama. Nii. Tulistame. Oota, aga ta tulistab ainult ühes suunas. Ta liigub ka ainult ühes suunas. Okei, meil on vaja panna ta liikuma mõlemas suunas. See tähendab seda, et kõigepealt me peame saama ta kuidagi animeeruma. Jooksma nii vasakule kui parema. Ta oskab juba liikuda, aga meil on vaja kuidagi tuvastada seda. Kõige kiirem viis seda teha, kuna meil on väga piiratud aeg, on teha seda niimoodi, et me vaatame tema liikumiskiirust X-teljel, kas ta liigub vasakule või paremale, negatiivses või positiivses suunas, ja siis selle järgi paneme animatsiooni külge. Niisiis, võtame, mis meil on, mängija. Mida me tahame vaadata? Compare speed. Ei, seda me ei taha. Me tahame teha seda veel abstraktsemalt. Me tahame öelda compare to values ja võtame mängija platvormi käitumise ja võtame tema vektor X-i. Ja põhimõtteliselt me ütleme, et kui ta on positiivne, ta teeb ühte asja, kui ta on negatiivne, ta teeb teist asja. Nii siis me paneme siia juurde ka teise tingimuse. Ja kui ta on positiivne, siis me ütleme, et ta vaatab ühele poole. Ja kui ta on negatiivne, siis ta vaatab teisele poole. Vaatame, kas me saame selle tööle. Nii. Oppadi. Aga nüüd ta tulistab ikka valele poole. Oi, ma kuksin alla ka veel. Natuke tore. Nii, saame tulistada paremale poole, vasakule poole tulistada ei saa. Okei, see tähendab seda, et kui ta vaatab vasakule poole, siis me peame kuidagi teistmoodi kirjeldama seda. Me peame ütlema, et kuul liigub teisele poole. Hea küll. Siis me teeme siia 2 eri juhtu. Nii. Alamjuht. Kui mängija vaatab vasakule, siis me teeme ühtepidi, muidu vaatab paremale. Nii. Kui vaatab paremale, siis tulistab teisele poole. Nii siis ühtepidi tulistab nii ja teistpidi, mõlemal juhul tuleb see isegi. Me ütleme, et see kuul on tegelikult hoopis teise nurga all, ta on 180 kraadi teise nurga all, mis on vastassuunas. Nii, vaatame, kaugele me sellega jõuame. Nii, oota, nüüd läks täiesti tagurpidi. Vaatame. Selge, vastupidi.
okei, me oskame tulistada, me oskame hüpata, me oskame tulistada. Nii, mis järgmisena teeme? Järgmisena teeme ühe vastase. Ütleme, et meil on üks vastane siin. Nii. Okei, no peale selle, et see vastane on ebaproportsionaalselt suur, ta liigub meiega ka, see teeb igasugu muid veidrusi. Niisiis, me hakkame seda nüüd korda tegema. Nii, mis on vastasel vaja? Vastast kontrollida ei saa. Vastane saab liikuda. Ootame. Mida me sellega teha saame? Okei, nii. Millegi pihta ei saada, mitte midagi tarka ei tee. Mõtlesin, ma tahaks klassikalist sellist platvormini liikumist, et kui sul on platvorm, siis vastane liigub vasakule, paremale, kogu aeg edasi-tagasi. Et seda saavutada, me teeme väikse triki, me paneme talle külge ühe sensori, et hakkab kompima endalt vasakult poolt ja endalt paremalt poolt, kui ta jalutab, kas ta saab millegi pihta või mitte. Ja kui ta ei saa pihta, siis ta pöörab ümber. Nii, esiteks teeme ta väiksemaks, ta näeb kohutavalt suur välja. Nii, see on väiksem vastane, kellega võib-olla saame hakkama. Okei, mis meil siis vaja on? Meil on vaja liikumist. Meil on vaja sensorit. Siis me ütleme, et iga vastase kohta, mis meil on, iga vastase kohta, mis meil on, me anname talle külge sensori, mis kombib põhimõtteliselt ringi, kas ta saab millelegi pihta või mitte. Nii et me teeme iga vastase kohta liigutame sensorit. Nii et meil on sensor. Sensor on mul üks selline tore roheline ruudukene, et lihtsalt näha oleks, mis toimub. Ja me paneme talle positsiooni, mis on siis sensori asukoht, mis on põhimõtteliselt vaenlasest natukene, kui ta liigub vasakule, siis vasakul all, muidu paremal all. Nii. Okei, kõigepealt vaatame, kas see sensor ilmub üldse nähtavale. Kas me näeme mingit rohelist ruudukest? Okei, tal on roheline ruudukene olemas. Nii, väga hea. Nüüd me peame selle põhjal liikumist tegema. Mida see sisuliselt tähendab on see, et me hakkame küsima küsimusi stiilis, kas see sensor saab millelegi pihta või mitte. Ehk siis me küsime, kas ta kattub praegusel hetkel, mis meil on EK selle jaoks väga hea, kas ta kattub selle maapinnaga. Nii. Ja tegelikult me teeme seda vastupidi, me küsime stiilis, kui ta ei kattu selle maapinnaga, siis me peame midagi tegema. Nii, kui ta ei kattu maapinnaga, siis sõltuvalt sellele, kummas suunas ta liigub, me peame selle suuna ära vahetama. Ehk siis me teeme kaks eri juhtu. Me teeme juhu, kus vastane on ühtepidi ja me teeme juhu, kus vastane on teistpidi. Nii. Ma pean mõtlema, kuhu pidi see käiski. Aga paneme talle tavalise liikumise kõigepealt külge. Nii. Kui ta on ühtepidi, paneme ta liikuma vasakule, kui ta on teistpidi paremale ja siis tegeleme selle ümberpööramisega. Ehk siis simulate control left ja simulate control right. Vaatame, kas ta liigub õiges suunas. Okei, liikus õiges suunas, jooksis otse kaljalt maha. Väga hea. Vaatame korra uuesti seda. Nii, liigub. Väga hea. Palju meil aega on? 6 minutit. Me peame kiiresti liikuma. Nii. Nüüd meil on vaja ta ümber pöörata juhul, kui ta jõuab mingisuguse kaljuseinani. Ja vastasel juhul me liigume teistpidi. Nüüd läks vist tagurpidi. Okei. Nii. Oho, kuule midagi töötab. Liigub ühes suunas, liigub teises suunas. Mida see roheline ruut siis põhimõtteliselt teeb, on see, et kui ta näeb tühi kohta, siis ta automaatselt pöörab tegelase ümber. Et kui te näete seda rohelist ruudukest seal, siis ta tuvastab, et kuule, mul ei ole paremal pool enam midagi, nüüd liigume vasakule, mul ei ole vasakul pool enam midagi, nüüd liigume paremale. Nii.
Okei, sellega on korras. Nii, me oskame tulistada ka. Ma eeldan, et vastased peaksid õhku lendama, kui me neid tulistame, eks ole. Okei, siis ütleme, et kui kuul kohtub vastasega, siis me peaks midagi tegema. Siis me peaks selle vastase näiteks ära tapma. Nii et me tapame vastas ära. Okei, nii, väga hea. Siis see kuul vist ise peaks ka ära kaduma, nii et me tapame kuuli ära. Ja mis on kõige olulisem, verd peab lendama. Nii et me teeme, mis meil on? Meil on mingisugune, näe, meil on partiklid olemas. Väga hea. Nagu te näete, ma natuke petan, ma olen kodus teinud mingid particle-efektid, minimaalsed asjad valmis. Okei, ja meil on vaja paigutada, sinna, kus vastane oli. Nii et vastase koordinaatidele. Nonii, ja see peab olema üleval pool seda, enne kui me need ära hävitame, sest muidu meil ei ole vastast, kelle juurde paigutada. Okei. Noh. Vapustav. Ja. Surnud, super, okei. Nii, mis meil veel on vaja? Nüüd on meil vaja, et vastane tulistaks vastu. Nii. Okei, we can do this. Võtame vastase ja me küsime, kas ta näeb mind, sest muidu tal ei ole mõtet tulistada, kui ta mind ei näe. Et muidu ta niisama kogu aeg kõmmutab, see on natukene igav, see näeb natukene loll välja, et võiks tulistada ainult siis, kui ta mind näeb. Niisiis, me põhimõtteliselt saadame kiire välja ja küsime, kas ma näen praegu inimest, keda tulistada. Nii, ja kui ta mind näeb, siis ja paneme tingimuseks veel, et ei, ära pane seda tingimust, näitame, mis juhtub, kui me ei pane seda. Kui me näeme vastast, siis ma arvan, et me teeme ühe kuuli ja tulistame. Ehk siis vastaste jaoks on teine kuul, vastaste jaoks on punane kuul, et ma oskaks eristada loomulikult seda. Teeme ta mängukiile ja me ütleme, et on sellisest kohast. Nii, see tähendab seda, et nüüd, kui ta mind näeb, siis ta peaks hakkama tulistama. Okei. Esiteks paneme ta liikumiskiirumist natuke aeglasemaks, ta liigub nii entusiastlikult ja tulistab kogu aeg, et läheb käest ära muidu. See tähendab seda, et me paneme talle näiteks 120, see on nagu mõistlikum, muidu jookseb kalja pealt maha, ta ei saa pidama lihtsalt enam. Nii, okei. Vastast me saame tulistada. Me tahame panna selle nurga, mille alt ta näeb ja selle raadiuse, millega ta tulistab natukene väiksemaks. Nii et nüüd ta tulistab ainult siis, kui ta meie poole suunatud. Nii, ta on meie poole suunatud, aga nüüd ta tulistab valele poole jälle. Nüüd ta tulistab õigele poole. Okei, siis me peame midagi sarnast tegema selle kuuliga. Nii et mida me ütleme on see, et kui see vastane on teistpidi pööratud, siis me tulistame teistmoodi. Nii, ja me tahame anda 180 kraadi alla. Ehk siis ta tulistab teises suunas. Nii. Okei, nii, väga tore, väga tore. Okei, loogiline. Nii, hüppan siia poole, tulistab, lähen teisele poole, ei tulista. Okei, ma vist täpselt nagu ära. Nii. Okei, meil on tulistamine olemas, aga selles mõttes tegemist ei peaks olema automaadiga. See on natukene ebaaus, kui sul tuleb selline kuuli rahe peale, 60 kuuli sekundis, nii et me teeme asja natuke leebemaks. Selle jaoks on selline asi nagu cooldown. Me ütleme, et tema saab tulistada näiteks kord sekundis või kord poole sekundi jooksul. Nii et me paneme juurde lisatingimuse, et ta saab tulistada ainult siis, kui nii, vaatame, kui tema cooldown on väiksem võrdne 0. Okei, väga hea. Nii, nüüd ta saab ainult tulistada siis. Okei, mis juhtub? Me ei lahuta cooldownist midagi kunagi maha. See on see probleem. Et me teeme siia, ütleme, et vaenlasele paneme cooldowni 1 sekundiks ja nüüd iga kaader me hakkame lahutama sellest samast maha. Ehk siis lahutame sellest maha ja vaatame, nüüd ta peaks äkki kord sekundis tulistama meid. Okei, tundub mõistlik. Nii, väga hea.
okei, meil on tulistamine paigas, meil on liikumine paigas. Nüüd on muidugi see probleem, et nad hakkavad seintesse kinni jääma, aga kuna meil on umbes 15 sekundit sellest aega, siis me seda ei tee enam. Nii et seintesse kinni jäämise probleeme me ei lahenda, aga mida me teeme, on natukene asju juurde, näitame, et ta töötab igatepidi. Mis meil on umbes? Mingi 4 kõrgusele peaks saama hüpata, eks ole, jätame midagi sellist siia. Me võiks teha mingi korraliku kukkumise, ehitame kiiresti levelit, eks ole. Võtame mingi 2 minutit veel, näitan natukene asju. Siit võiks saada üle hüpata. Siit võiks saada alla kukkuda, siit võiks saada vahelt sisse hüpata, mingi vastas võiks siia panna ja ütleme, et siit me lähme lõputusse kukkumisse. Ja üks asi veel. Kaamera ei jälgi meie tegelast, nii et me peame sellega korda tegema. Sest mis muidu juhtub on see, et me jookseme ekraanist välja ja hakkab kurb. Nii. Vaatame nüüd, kas meil on natukene ruumi ringi liikumiseks. Õige, ma ei saa ju praegu surma saada. Nii. Vaatame, saab ringi liikuda, okei, saame kukkuda, saame hüpata, väga tore. Paneme paar vastast juurde ja teeme ära ka selle, et tegelane saab surma. Võib-olla teeme kõigepealt, et tegelane saab surma, see on ainult loogiline. Ehk siis vastase kuul põrkab kokku meie tegelasega. Siis me teeme midagi sarnast, et loome partikele natukene, et oleks korralikult näha, et sureb. Tapame mängi ära. Hävitame kuuli ära. Nii, mis veel võiks olla? Siis me võiks oodata umbes sekund, et inimene saaks siiski ikkagi vaadata ja natukene seedida seda, et ta on just kaotanud. Siis alustame uuesti. Nii, ja paneme mõned vastased juurde, et mäng natukene huvitavam ka oleks. Siia üks vastane, paneme siia ühe vastase, paneme näiteks siia midagi. Ja mis või, paneme siia üles 2 tükki, et oleks eriti ebameeldiv. No nii. Ma eeldan, et ekraanilt on kõik näha või ma olen terve enda arvutit... Oppadi. No nii. Okei. Kuula. Miks me ei näe, et me surma saame? Paneme valesse kohta selle. See peab olema... See peab olema siin. Nii, nüüd me peaks nägema, et mängija saab ka surma. Vaatame. Väga hea. Okei, nii. Okei. We can do this. Ei, okei. No pagan. Okei. Mul on praegu närv sees, tegelikult ma päris hea platvormite mängi. Väga hea, need on maas. Nii. Okei, nii, saame siia hüpata. Väga hea, saame siia hüpata. Hopp. Armas. Nii. Nüüd üks roheline täpikene maha, mis on see sensor, mis hüppab kõikide tegelaste vahelt ringi ja kontrollib asju, aga see on kõik. Oot. See oli väga efektne. Verd lendas. Nägite, kus mäng sai valmis otse kõigi silme all, eks ole. Teie ju isegi ütlesite, kust otsast pihta hakata. See on interaktiivne, positiivne, nii tulebki minna. Aga mul on üks küsimus. Ainult üks või? Üks praeguseks. Ütle mulle sellist asja, et sinuga vestluses tuli välja, et üks detail, et väga oluline on seega, et kellega sa koos arvutimängu teed. Jaa. Kes on selline? See on selline või? Minu jaoks on näiteks Taavi Viikmann nagu Uibo, aga üleüldiselt... Aga missugune tema portree võiks olla? Oskad sa nagu paari sõnaga välja tuua? Sul on vaja inimest, kes oskab valmis ehitada asju või on võimeline nagu lõpuni viima projektega siis, kui talle enam ei meeldi seda teha või ta enam ei taha seda teha. Et kui sul see esimene hoog on kadunud, et nagu näete 15 minutit on väga tore lõbus teha, eks ole, et ehitad, asjad valmivad. Aga kui sa komistad esimeste selliste nagu suuremate probleemide otsa, et erinevad ekraani suurused või kasutajaliides või erinevad platvormid ja nii edasi, siis järsku selgub, et see osa mänguarendusest on 10% ja ülejäänud mänguarendus on 90%.
ja sul on vaja inimesi, kes on võimelised tegema ka asju, mis on neile vastumeelsed. Kui nad enam ei taha seda teha, nad on tüdinenud, nad tahavad midagi muud teha, siis nad siiski teevad selle asja lõpuni. Et see on see oluline punkt. Kas need paar inimest, keda sa mainisid, kas nemad on sellised, kellega sa läheksid luurele? Luurele või? Ma selle kontseptsiooniga tegelikult ei ole päris tuttav, aga need on need inimesed, aga no vaata, sa tegid ju sõjavägus, väga efektne, eks ole. Väga hea raske mäng sai, et nagu tükk tegemist. No näed, valmis kõigi silma all. Nii, kas teil on küsimusi? Küsige julgesti, see on võimalus. Eerik on teie ees. See on nii väike ruum, ma ei tea, mis. Ma ei ole kindel, kus juures siiamaani, et see mikrofon reaalselt töötab. Mis tüüpi mänge? Me oleme teinud mingit sellist action RTS hübriidi. See oli üle IGEDA võistlusel. Me teeme päris palju väikseid lihtsamaid casual mänge, valdavalt sellepärast, et kõigil on päevatööd ja mängud on nagu selline öötöö, nädalavahetuse töö meil. Hästi palju on sellised retrostiilis asju, kuna meil kunstnikule väga meeldib piksel. Asu mõtlema, mida me veel oleme teinud. Me oleme teinud paar sellist puhtalt atmosfääri peale mängijat või minevat mängu, mis need on ehitatud võistluste raames, et lihtsalt sellised prototüübid või demod. Ma selle teema rohkem ei saa rääkida, ma saan ühe väga kohatu nalja sinna teha, aga ma ei tohi seda vist teha. Aga väga seinast seina ehitame tegelikult. Et see visuaalne stiil võib-olla on rohkem selline pixel retro, aga üleüldiselt nagu mängumehaanikad on väga seinast seina. Nii, aitäh. Kas on veel küsimusi? Nii, ja teate, see on selline asi, et ruum on väike, vaadake, ma kõnnin mikrofon käes. Ja nüüd ma annan järgmisele inimesele, võib tunduda absurdne, kõlareid ka justkui pole, on tegelikult, vabandust, jah, aga et asi on selles, et see läheb kõik nagu otse kaamerasse, siis ta salvestub, nii et palun. Ma tahtsin küsida, et mis see programm oli, mida sa kasutasid? See mängumootor, mida ma praegu kasutasin, oli Construct 2. See oli 2 põhjust. Esiteks, ma ei ole kindel, kui huvitav teil oleks vaadata, kui ma lihtsalt trükin terve aja koodi. Ja teiseks, ma olen suht kindel, et ma ei ole võimeline samal ajal nagu trükkima koodi ja seletama kõrvale, miks ma mida teen. Et see oli see kompromiss nende 2 vahel, kus ma saan hästi kiiresti midagi ehitada ja näidata. Aga samas see võib-olla ei ole nii nagu segane inimestele. Ehk siis sa näed visuaalselt, kuidas ma laon tegelasi, kuidas ma teen asju, mingil määral märgin linnukesi, teen loogikat, et see oleks visuaalselt nagu natukene aru saada, mida ma teen. Aga muidu siis kasutad mingit teist programmi? Oleneb mängust. Me oleme Stenciliga teinud. Stencil on üks tore mootor, mis annab sulle rohkem nagu programmeerimisvõimalus. Construct on nagu mänguasi. Kui sa väga tahad, sa saad selles huvitavaid asju teha, aga sa pead panema sinna palju rohkem vaeva alla, kui sa lähed vähegi keerukamaks kui sellised lihtsamad mehaanikad. Unity inimene ma väga pole, meil on paar enda mootorit, mida me oleme kasutanud ja kirjutanud teatud ürituste raames. Aga valdavalt Construct Stencil mobiilimängude jaoks ja kui on mingi 3D tegemist, siis on käsitsi kirjutatud FreeJS-i peale mingisugused sellised HTML5 mootorid, mida me kasutame. Aga näiteks GameMaker? Mina isiklikult GameMakerit pole kasutanud vist 11 aastat. Ma kunagi kasutasin, aga ma arvan, GameMakerist võib miks sul rääkida. Nii, tänan. Kas kellegi on veel küsimusi? Äkki siit tagantpoolt? Jaa, palun. Kui suur osakaal on testimisel teie mängude arendusprotsessis? Kas sa mõtled testimist nagu selles mõttes, formaalses mõttes me testime, kas loogika vastab nagu programmeerimise mõttes testimine või sa mõtled läbimängimis mõttes testimist, et kas asjad on õigete kohtade peal, kas hüppamine on õigel kõrgusel, sellised asjad? Jah, et kas nagu mäng vastab ootustele selles mõttes? Okei. No tüüpiliselt on niimoodi, et iga mingi 5 tunni arenduse kohta on jämedalt 20 tunni jagu mängimist meil. Aga see on hästi palju sellepärast, et meil on väga palju mängus just sellist, meil on osavusmänge hästi palju, mida me teeme ja mis vajavad läbi harjutamist, sest sa ei ole ise võimeline neid leveleid läbi mängima. Hästi palju aega läheb just sellele. Mõned asjad on ajastuste testimine näiteks, mida me teeme väga palju.
et ütleme, et sa jooksed, aga sa tahad, et kusagilt mingi kivi hakkaks värisema ja kukuks taevast alla, tegelasele näiteks pihta ja selliseid asju teeb, siis seal on hästi palju ajastustega testimist, et täpselt 52,5 sekundi pealt, kui sa oled vasakult alustanud jooksmist, kukub kivi sel hetkel täpselt piksliga sinust mööda või no mingid selliseid asju. Et need on nagu väga ajanõudlik testimine, aga teeme küll, hästi palju teeme. Kas on veel küsimusi? Palun. Mul oleks tegelikult 2 küsimust. Üks on see, et kuidas sa hindaksid oma tehtud mängude konkurentsivõimet ja teine on, kust tuleb raha? Kust tuleb Eestis mänguarendajate jaoks raha? Kuidas seda finantseeritakse, mille pealt teenitakse, kuidas see raha liigub? Okei, konkurentsivõime koha pealt tead, ega me Eestis siin veel väga konkurentsivõimelised ei ole, no tee välja arvatud, eks ole. Aga me jõuame sinna. Me liigume sinna suunas, et see valdavalt on nähtavuse taga kinni, et meil on tegelikult ägedaid mänge, aga väga paljud inimesed teevad. Aga nad jäävad 2 asja taha kinni, üks on viimistlus, ehk siis nad ei näe sellel tasemel viimistletud välja, nagu professionaalsed mängud tihtipeale näevad. See nüüd on muidugi palju lähemal juba sellele piirile. Näiteks see sammune Rauno Järvinen, tema teeb hästi viimistletud välimusega mänge. Ja teine on turunduse osa, ehk siis sellise nullise eelarvega turundamine on suhteliselt õudusunenägu. Nii et teine probleem on nähtavus. Aga mängud puht tehnilisest küljest, ma arvan, et on meil piisavalt tasemel, et juba olla konkurentsivõimelised, on vaja lihvida välimust, on vaja lihvida turunduse osa. Et need on need 2 osa, mis meil on natukene siin Eestis veel nipet-näpet. Siis teine küsimus, kus saada raha? See suuna creative, kus tuleb raha või? Mängude puhul, okei. Kui sul on juba valmis mäng, siis sul on paar varianti. Sul on reklaamid, mis on minu arust kõige jubedam viis raha teenida, aga kahjuks ka üks väheseid, mis meil on. Sul on mängu müümine, ehk siis puhastulu, ja sul on sellised freemium modelid, kus sa stiilis pakud inimesele mingit lisaväärtust mängust teatud summa eest, et mäng ise on tasuta, aga ütleme niimoodi, et nagu Valve Team Fortressiga tegi, jumal teab, miks see töötab, aga kui sa tahad endale ilusat värvilist mütsi, siis sa maksad selle eest. Mis on omaette $1 miljoni äriirooniliselt. Aga kus saada rahastust mängude arendamiseks? See küsimus peab minema Creative Mobile'ile. See on hea küsimus, me teeme kõik põlve otsas ja õhust ja armastusest. Ja.